Tere! Mina olen Grete Kaio ning te vaatate saadet Meie inimesed. Täna on stuudiosse saabunud noor moekunstnik Britten Bergson, kelle saavutused on selles vallas juba niivõrd eeskujulikud, et võiks neid lausa kutsuda silmapaistvateks. Tere, Britten! Tere! Räägi mulle, mis loob sinu jaoks disainitud toote iseloomukaks? Luksusbrändidel kogu see brändi kontseptsioon kandub edasi toodetele ja brändi ja kliendi vahel tekib selline side, mis loobi selle iseloomu ja erilisuse. Ehk tegelikult see kogukonna osa ja see, et mul tekib nagu community on disainis ka tegelikult üks olulisemaid asju. Ja, just täpselt. Väga põnev. Aga mis sinu enda lemmikriide see sinu kapis üldse on? Minu lemmik on, ma arvan, pikk must mantel, tavaline, klassi. Ja mis värvi sul kõige rohkem kapis on? Musta, nagu näha. Seda on tõesti näha. Kui me nüüd koolist räägime, sa ju lõpetad 12. klassi, palju õnne sulle. Aitäh. Ja kool koosneb õpetajatest. Siis milline õpetaja ütlus sinu jaoks kõige rohkem meelde jääb nendest 3 aastast? Ma arvan, et Leelo Kaskmanni issand on andnud ja issand on võtnud lause jääb mulle alatiseks meelde, sest et seda võib küll iga tund, ma arvan, kuulda. Väga vahva. Kui raske üldse sinu erialal edukaks on saada? Mida sa sinult nõudnud on? No konkurents on väga tihe ja sa pead kindlalt teadma, kellele sa teed, kus sa teed, mida sa teed, kas sa teedki mingit praktilist moodi või kõrgmoodi, et seal on nii palju neid olulisi nagu aspekte. Aga mida sina ise soovid edasi anda? Enda tegudega? No, ma olen sellest juba aru saanud, et päris maailma ma päästa ei saa, aga mulle piisab sellest, kui ma saan inimestele juba enda disainiga häid emotsioone edasi anda. See on juba suur saavutus minu jaoks. Väga üllas. Aga Eestis või välismaal on sul kindlasti eeskujusi, kellest sa oled veidike niši võtnud oma töödes juba praegu. Kes need on ja miks? Kas ma just niši olen võtnud, aga kes mulle juba väga ammusest saadik meeldib, on Terry Mugler, kes teeb ka kõrgmoodi. Ta küll praegu enam ei disaini, aga tema riided on ka sellised, mida võib-olla tänaval selga ei pane. See on selline nagu kunst ikkagi, selline, kuidas nüüd seletada niimoodi. Kas disain ei pea olema siis praktiline? Et sa pigem arvad, see peaks olema nagu statement? Ta võib olla. Näiteks laval sellistel runwaydel on ikkagi selline nagu show ja performance ka seda, mida tahetakse üldiselt näha. Ja mida see sinu kliendilt nõuda võiks, et ta julgeks panna siuke statement piece endale üldse selga? Kui raske seda tekitada, eriti Baltimaades? No see olenebki inimesest, sa pead ikkagi enesekindel olema ja ilmselt sa pead kuidagi mingitki moodi ikkagi nagu selles mõttes moest aru saama. Sellest peab natuke aru saama samamoodi nagu klassikalisest muusikast ja üldiselt kunstist. Ehk disain on ka oma keel, mida tuleb tegelikult õppida. Sina ilmselt oskad seda. Ma loodan. Väga armas. Su esimene kollektsioon. Selle nimi oli, paranda mind, kui ma eksin, Lidingo, eks? Lidingo. See on ühtlasi ka Rootsi üks pisike saar. Ja. Mis sind inspireeris, kas see sama saar? Oled sa seal käinud? Ja kui ma seda kollektsiooni sketšisin, siis ma olingi tegelikult sellel saarel, ma arvan, pool suve vähemalt. Ja ma käisin seal õhtuti jalutamas, istusin nende graniitkaljude otsas, nautisin vaadet ja kõik see materjal, mis seal kollektsioonis kasutatud ongi tulnud sellest nagu saarest. Näiteks see teksamaterjal, mis ma seal kasutan, väljendabki neid kivimeid seal ja Ülikonna kangas ongi see maastik, mida seal näha võis. Ilmselt mega populaarne küsimus. Kus sa nii palju teksamaterjali said? Mis lugu sellega on? Ma käisin läbi kõik Võru kaltsukad ja kogusin kokku siis erinevaid mingeid teksajuppe, teksasitseelikuid, mis iganes sealt saada oli. Ja kusjuures vanaemalt sain ka mõned paarid. Nii et see kannab tegelikult lugu loos. See kannab nende inimeste lugu ja see kannab selle saarekese lugu ja see kannab sinu enda lugu. Ja taaskasutus on ka väga tähtsal kohal sellel. Kas see oli eraldi missioon? Mingis mõttes see Ülikonna kangas tehtud tooted ei ole selles mõttes
kasutatud materjalist. Aga ja jätkusuutlikkus on praegu väga populaarne ka maailmas teema ja moetööstus on tegelikult vist teisel kohal peaks olema üldse selliste jääkide tekitamise ja kogu selle prahi poolest. Nii et hea on kuidagi kaasa aidata mitte selle tekkimisele. Ehk sa oled mingis mõttes ka kliimaaktivist oma töös tegelikult ja maailmaparandaja. Ja, kui võib nii öelda. Ehk Hunt Kriimsilm tegelikult, mitte ainult disainer. Mis su hobid on? Mida sa veel teed? Bikini fitnessiga, minu jõusaaliga olen tegelenud ja viimased 2 aastat olen pühendanud bikini fitnessile rohkem. Ja postitantsuga tegelen ka aeg-ajalt siis, kui üle jääb vaba aega. Kas sa tunned, et see liikumine ja aktiivne elustil aitab ka loomingulisele osale sinu elus kaasa? Kas nad on eraldi või nad on koos sinu jaoks? No nad on ikkagi koos, see liikumine, see on ka pigem nagu elustiil, see ei ole, et ma nüüd pean trenni minema. See on juba iseenesestmõistetav, et ma lihtsalt teen seda. Petersoni kool. Mis värvi see sinu jaoks oleks? Musta värvi ja must ei sümboliseeri mingit või sümboliseerib, aga mitte selles tähenduses. Must on selline väärikuse värv ja minu jaoks must on väga ilus. Et sa oled täna Peterson. Ja, ma olengi täna Peterson. Kus me sind 5 aasta pärast näeme? Ma ei saa küll suuri lubadusi anda, et kus mind kindlalt näha võib. Aga disainimaastikul ma tahaks kindlasti edasi töötada. Ja ma loodan, et kui ma Eesti Kunstiakadeemiasse sisse saan, siis ma olen ka selle ära lõpetanud ja kes teab, võib-olla tegutsemas üldsegi välismaal. Okei, ambitsioonikas. Ja. Ja nagu mina isiklikult juba kuulnud olen, siis proua direktoril on järjekorras sinu kollektsioonist juba 2 toodet soovitud. Nii et Peterson on ka sinust vaimustuses ja loodame, et nii edasi ka tulevaste saavutustega. Aitäh sulle ja kõrget lendu! Aitäh! Aitäh, et vaatasite saadet Meie inimesed. Stuudios oli Britten Pärkson ja kohtume teiega juba järgmiste külalistega.